Selleks, et määrata, kus asuvad tähed pildil ja mis tähed need on, mina võtan rakendust Stellarium ja seal tuleb määrata õige kuupäev, kellaaeg ja ma tean, et pilt oli tehtud lääne suunas, siis ma võtan lääne taevast horisondi lähedal. Ja siis teen kuvatemmist ja kleebin selle teisele pildile, siis muudan läbipaistvust, et oleks võimalik näha mõlemad pildid. Ja nüüd algab kõige huvitavam ja põnevam osa, tuleb sobitada või siis otsida, kus nad õigupoolest asuvad. Ehk siis tuleb leida esiteks kõige eredamad tähte, näiteks siin pildil ma tean, et see on Arcturus. Ma tean, et suur vanker ei mahtunud siia, siis ma lõikan selle osa ära ja leian üles, kus on see Arcturus vöötes ja siis üritan sobitada. Ja ma enam-vähem tean, kus on näiteks põhjakroon ja seetõttu ma leian selle mustri järgi. Ehk siis siin on suur vanker. Mina lõikan seda ära. Vega oli liiga kaugel, ta liiga kõrgel, ta ei mahtunud sinna pildi peale. Nii et suur vanker jääb välja poole, aga Arcturus on enam-vähem, ta on tuhmim minu pildil, aga rakenduses ta on eredam. Ja nüüd, kui see on lõigatud, tuleb nihutada ja siis muuta suurust, natuke pöörata, et mõlemad mustrid langiksid kokku. Ehk siis ma näen, et on pool kaar fotol ja enam-vähem sama kaar on kuvatemmisel. Ehk siis see on põhjakroon. Ja kui midagi leidsime, siis päris ei ole oluline, et kõik täpid langiksid kokku, sest seda mitte kunagi ei ole, sest Stellarium näitab projektsioonis, aga meie näeme seda lihtsalt horisontaalse siis lameda pildina. Ja peavad kokku sobima mitte ainult muster ja asukoht, vaid ka värvid. Näiteks väga lihtne on märgata oranži tähte. Enamus on sellised valged ja eredad. Mõned on sinakad või siis punakad. Ja need tähed, mis on näiteks lähedal sellele mustrile, mis me leidsime, siis ümberringi tähed samuti peaksid klappima või siis olla lähemal. Ja selle järgi saab määrata, et jah, see on õige muster. Aga teises nurgas tähed, nad juba ei klappi, nende jaoks tuleb teha uut kuvatemmist. Ja siis zoomida sisse või välja, et leida seda kokkulangevust. Ja siis meie võime juba määrata, mis täpp vastab millele tähele. Siis meil ei ole vaja seda väga täpselt teha, seda kokkulangevust.